Tervist, et alustan siis oma võrrimootorite videotega nii-öelda teisel kanalil ja täiesti eesti keeles. Et kes soovib mind jälgida vene keeles, siis selle jaoks on kanal PBK 666. Aga kes siis eesti keeles, siis edaspidi on Wild 64 teie pärata. Ja täna siis tahakski nagu sellel kanalil nagu sissejuhatuseks teha sellise huvitava video ja väga huvitavast mootorist, mis sattus siin nüüd lähipäevil minu kätte. Et sellist huvitavat mootorit ma esmakordselt nägin konkreetselt sedasama mootorit mingi 4-5 aastat tagasi ühe YouTuberi kanali peal, kes siis arvas, et ta tahab teha mingisuguse kiirusrekordite mootorit ja võrdles siis seda mootorit tavalise T68-ga ja tõi välja siin palju eeliseid, miks see mootor võiks siis väga kiire olla. Aga see selleks, et siin tegemist on täiesti harukordse mootoriga, on ju, mis tegelikult, ma ei tea, kas see nagu seeria tootmises ongi olnud, aga konkreetne mootor, mis siin minu laua peal on reaalselt selle D-mootori edasiarendus ja täielik prototüüp, on ju, sest et siin ei ole nagu siukseid detaile, mis pärinevad kuskilt D-mootori küljest ja et kõik detailid on siin nagu selle mootori jaoks ekstra nagu tehtud, ainult et on üksikuid asju, mis on nagu D-mootori küljest, on see siit see link, ma ei tea, kas see trossi kinnitus siin, võib-olla mingid siduridetailid on ju mingil määral, aga need siduridetailid on ka paljuski parandatud ehk ümber tehtud, aga sellest juba pärastpoole. Et kokkuvõttes on jah siis soovitud teha täielikku parandustööd siis see mootorile T6, T8, mis on ka nagu paljuski nagu korda läinud. Kas ma ütlen veel kord, et kas see mootor nagu seeriasse läks, mul tõesti mitte mingisuguseid andmeid ei ole, et kui teil on mingid teadmised selle kohta, siis all on kommentaaride rubriik, kus te võite rahulikult kõik oma teadmised sinna kirja panna, et väga huviga loen kõike. Aga jah, et siin on siis jah, et mootorit on päris palju muudetud, on ju, et näha on siin, et on süütekaan on siin hoopis teistsuguse kujuga. Silinder on saanud uue välimuse, siukse kandilisema ja hoopis suuremate jahutusribidega. Ja ka sisselaske poole peal on väiksed muudatused. Ehk siia on siis tehtud klapiga sisselase. Ja ülejäänud muudatused on juba paistavad siis nii-öelda nagu mootori seest. Esialgu siis alustakski võib-olla sellest süütest, on ju, mis siin nagu näha on. Et süüde on siis tehtud siukene kontaktivaba süüde. Põhimõtteliselt on see nagu siis saagedelt või kuskilt sealt nagu laenatud. Aga selle vahega, et siia on siis ise tehtud magnet, kuna jah, ütleme, et sellises suuruses sellist magnetit ei ole kuskilt võtta, mis siia nagu sobiks. Seega on mehed vaeva näinud ja ise selle nagu siin valmis teinud, on ju. Et kõik siukene puhas käsitöö, siukene eksperimentaalkorras tehtud, on siis valatud või siis mingist alumiiniumitükist, ei, pigem ikkagi vist valatud, ei tea. Et ühesõnaga on võetud siukene alumiiniumitükk, siit on siis mingi sektor välja freesitud ja siia sektorisse on siis paigutatud kaks siukest magnetit ehk lõuna ja põhja pool. Ja teisele poole siis on paigaldatud siukene vasturaskus, on ju. Need magnetid on siia külge kinni needitud ja vahelt on siis täidetud ilmselt mingisuguse liimiga, kas mingi EPO või mingi sarnasega. Sees paistab olema kaks nagu kiilusoont, on ju.
ilmselt on siin esimese kiilusoone paigaldusega midagi mööda mindud ja siis on nagu tehtud teine, sest et siin sõltuvalt polaarsusest sõltub ka see süüte selle ajastuse asend on, ütleme niimoodi. Aga no ütleme, et kui me seda hakkame nagu kokku panema, seda mootorit, siis juba vaatame täpsemalt, on ju, kus see süüde nagu olema peab, kas neid kiile üldse kasutada saab ja nii edasi. Vot, aga muidu kokkuvõttes jah, siukene huvitav süüde tehtud on ju. Ja siis süüteklamber on ja see on mingi eriline, et täielikult siukene mingist alumiiniumitükist siukene välja viilitud asi, et täielik puhas käsitöö on ju. Süüdet siin kah näitan teile lähemalt, et sihuke tükk, et siin on siis need mootori kiilud siin erinevad. Need on ka siin, ma ei tea, igatepidi viilitud on ju, ma ei tea. Eks nad kõik sobivad kuskile oma kohtadesse täpsemalt. Aga jah, asi siis ise selline. Selles mõttes, et võrreldes kontaktidega väga suur edasiminek. Reaalses elus ei tea, ei ole proovida saanud, et kuidas ta nagu reaalselt nagu töötab on ju. Endine omanik ütles mulle selle kohta, et see süüde pidi küll sädet tegema, aga tema arust oli see säde küllaltki nõrk. Aga noh, paneme kokku, vaatame. Niisiis, aga edasi lähme siis silindri juurde. Silindripea, siuke ta siin on, et põlemiskamber siukene küllaltki suur. Üks ribi on siit väike ära murdunud, aga sellest vast ei ole midagi hullu. Aga jah, põlemiskamber küllaltki siukene suur. Noh, ilmselt tehtud selle jaoks, et mootor sõidaks igasuguse bensiiniga on ja kaasa arvatud seal 72 või veel madalama oktaanarve. Et edasi silinder ise, et silindrist on praegu siin hüls on nagu seest välja võetud, seda juba siis eelmise omaniku poolt. Silinder on siis 2 külgmise ülepuhkega, üks väljalase ei ole enam siis niimoodi, ei tule siit kuskilt külje pealt on ette, ei ole seda keermega summutaja kinnitust, vaid on siin summuti kinnitub siis 2 poldiga. Noh, muidugi summuti kinnituspolt on ka üks, ütleme, et on siia küllaltki nagu ääre peale läinud, et aga noh, ma ei tea, küljest ta siin püsib, et niikaua kui ta ära ei tule, las ta siin siis olla. Iseenesest jah, see ava nagu vajaks ka siin järeltöötlemist, aga esialgu ei ole nagu, need asjad ei ole nagu prioriteediks. Nii, siis siinpool sidurikaan, et juhin veel ka sellele tähelepanu, et see sidurikaas, kuigi võiksin kasutada näiteks mingit D6-8 kaant on ju, siis see kaan on siia konkreetselt selle mootori jaoks valatud on, et väga huvitav. Ja teiselt poolt siis sidurigaas, nagu sidurigaas ikka, aga see gaas on jällegi tehtud konkreetselt selle mootori jaoks ja omab siis sellist kirja siin külje peal nagu Aftromat. Ja see kiri tähendabki seda, et see mootor on tehtud sellises Ukraina ettevõttes nagu Aftromat, kes oma põhitegevusena tegelikult toodab siis mootorikolbe erinevatele mootoritele. Aga mingi aeg, eks nad arvasid, et on vaja kuidagi oma ettevõtmist vist vee peal hoida ja arvasid, et hakkavad tegema mingisugust parandatud võrimootori varianti on ju. Ja siin ongi siis see näide sellest prototüübist on ju, mida nad seal tegema hakkasid on ju. Et jah, et ettevõte siis Ukrainas ja Harkovis on see ja võimalik, et töötab tänase päevani. Edasi siis sisselase. Sisselase on tehtud siia karburaatori ja karteri vahele siukene
üleminek. Karburaatorit on kasutatud siin siis K34D, selline mudel, et see on siis nagu uuemat tüüpi karburaator, millel on suurem siis ujukikamber ja siis peatüüs on nihutatud natukene kõrvale. Õhupuhastaja muidugi täiesti primitiivne, pärineb mingi mootorsaag Družba küljest, mis tegelikult ei peaks üldse siin olema, aga millegipärast on ta keegi siia pannud ja sellega ilmselt on see mootor isegi mingil määral töötanud. Nii, aga siit lähme edasi, et edasi on siis nüüd see nii-öelda klapiraam või plaat, mille peal on siis klapid. Klapp on iseenesest väga mikroskoopilise suurusega, on ju. Et siin laiuspidi oli ta 25 ja teisipidi vist 20. Et näha on, et siin on käsitsi tehtud mingisugused klapi avamispiirajad, on ju. Ja needki kuidagi pool nuketi siin küljes, aga paraku nii ta on. Et vaatasin seda klapilehte ka, klapileht on niisugune küllaltki pehme ainult, et selle algselt ma mõtlesin, et kui ma seda piltide peal nägin, et see klapp on vist ilmselt, et siit ei tulegi midagi läbi, et see on nii paksen, aga nagu näha, siis see klapp on küllaltki õhukene ja peaks läbi laskma küll. Ütleme, et selle võri originaal Karpa jaoks seda võib-olla isegi mingil määral jätkub, kuigi see on suht piiri peal, et see klapp võiks oluliselt suurem olla. Et esialgu ma ka seda muutma ei hakka, et ma tahan selle mootori ikkagi nagu panna kokku sellisel kujul, nagu ta on. Ja siis ära kuulda on ju, mis sellel mootoril mulle nagu öelda on. Et kuidas ta töötab ja mis jõudu ta arendab ja ühesõnaga on vaja teha mingisugune enda jaoks selgeks mingisugune lähtekoht on ju. Ja siis edaspidi juba vaatame, mis selle mootoriga edasi saab, kas me hakkame teda parendama või läheb ta lihtsalt riiulisse seisma kui muuseumi eksponaat on ju. Kuigi minul mingit muuseumit ei ole ja ma siia mingit sihukeste eksponaatide kogu nagu ei hoia, aga ütleme, et see mootor on tõesti sihukene väga eksklusiivne mootor, et see oleks sama hea kui ütleme, et sellise D4 prototüüp, et see on siis jah, ütleme, et sihukese D6, D8 nagu edasiarendusena. Sel mootoril ei ole nagu ühtegi tehase tähist, ei ole numbrit, mitte midagi ei ole, et see on puhtalt prototüüp, ainukene mis siin on mingisugune, keegi on löönud siia mingisugused 5 kärni, et ma ei tea, mida need tähendama pidid on ju siin, võib-olla kas 5. mootorit või ma ei tea mida, või on keegi lihtsalt seal tööriistadega mänginud. Karterid on siis muldvalu karterid, igatepidi paksud ja siuksed head, täpselt nagu see varajane D4 täpsed, et siin on praegu nad nüüd kokku pantud on, et kui sõrmega siit üle vedada on, siis mitte mingeid astmeid asju siin ei ole on, et ristpintsusega võiks siin asjad nagu suht koht hästi korras olla. Üks huvitav nüanss, et iseenesest kui tahaks siia panna seda võrri originaalsilindrit, siis et tikkpoldi augud täpselt klapivad on, et on võimalik panna ka siis võrisilindrit siia, aga sellisel juhul peab hakkama ülepuhkekanalite jaoks siia mingeid vabastusi tegema. Ja siis siia kahele poole oleks ka vaja mingisugused kas siia juurde keevitada või sõnaga muidu jäävad siit need ülepuhke aknad või need kanalid jäävad siit külgede pealt lahti. Aga vaevalt, et sellega mina või keegi siin tegelema hakkab, et me üritame ikkagi selle originaaliga hakkama saada. Nii, silindrist siis edasi minnes on siis hüls siin. Hüls on nagu ikka malmist hüls on ju. Siin näha veel jooned peal. Et siia on siis mõõdetud kus need aknad peaksid nagu tulema ja siis on need aknad siia pool käsitsi nagu sisse viilitud. Et siuke klassikaline lahendus, 2 ülepuhet kummaltki poolt ja 1 väljalase. Ülepuhke aknad siuksed suht kitsad.
aga ülepuhete nurgad siin, esimesed otsad jätavad küll soovida, et siin oleks vaja nagu natukene parandada neid, et see need asjad vist nagu väga nii õiged siin ei ole. Aga noh, seda vaatame jällegi nagu edaspidi ainult, et sisepind silindril iseenesest suht koht ilus. Kulumist väga suurt ei olnud mõõtes, aga on siuksed pikid riibud sees, on ju, mis muidugi tulenebki just nimelt sellest, et siin on selline õhupuhastaja, mis tegelikult püüab mingeid suuremaid kive, on ju, et liiv ja kõik siukene asi läheb siit kõik läbi, on ju, mis ilmselt ongi põhjustanud nende kriipsude tekkimise siia. Kolb siis ütleme, kolb on oma läbimõõdult 40 mm, see on siis tehtud võrjumast siis 2 mm jämedamaks. Kõrgusmõõt on sama nagu võrril, siin on nüüd siis 12 mm sõrm ja see sõrm on ka siis nihutatud mingi millimeetri jagu ülespoole. Mis põhjusel ei oska öelda, aga paraku nii on. Rõngad on küllaltki paksud, siuksed 2 millimeetrised on ju. Rõngastel on näha siuksed kohad sees, kus no ühesõnaga need ei ole, ütleme, kontaktis silindriga olnud, et rõngad ei ole, ütleme, päris ümmargused, vaid on siin nagu Vene ajal ikka kombeks, et kõik tuli kõvasti sisse sõita ja sisse töötada ja ma ei tea, mida sisse kõike teha, eks ole, et asi tööle hakkaks, et selle aja peale, kui ta tööle hakkab, on tema ressurssi juba reaalselt või pool ressurssi juba kadunud, on ju. Vot, aga jah, kõik sellepärast, et lihtsalt täpsusega olid tollel ajal natukene vist probleemid, et ei suudetud siukseid lihtsaid asju nagu teha ümmargusena. Et jah, kolb siis siukene. Selle paneme kõrvale, paneme selle silindri siia peale ja selle mütsi ka siia otsa, et siis silmale ilus vaadata. Nii edasi, väntvõll. Väntvõll on siukene, no ütleme, et jällegi käsitsi tehtud asi. Käes hoides kohe tunned, et tegemist on nagu heast materjalist asjaga. Küllaltki kvaliteetselt nagu igati töödeldud. Siis kepsu alumine sõrm on siin 16 juba. Aga tänu sellele kepsu sõrmele, et siin on 16 sõrm ja see väntvõll on tehtud tegelikult põhimõtteliselt samade jooniste järgi nagu D8 väntvõll, ehk et need raskused on siia hiljem külge pandud, on ju. Siis ja kuna sõrm on millimeeter jämedam, siis ei saa nagu sellest raadiusest välja minna. Sest et muidu jääks ühe koha pealt sõrm jääks või noh, sõrmeist jääksid nagu lahti. Ja sellepärast on tehtud väntvõlli käiku ilmselt või noh, et sellepärast on teda tehtud siis seda väntvõlli käiku millimeetri võrra lühemaks, et siin on nagu 39 on see käik. Aga jah, et alumine tapp on siis juba 16, et ühesõnaga saab siin juba, et see on juba nagu siukene üldlevinud mõõt on, et on juba võtta nagu ka välismaiste tootjate kepse ja asju on, mida saab siia lihtsasti siis nagu paigaldada. Kepsu mul nagu selle komplektiga kaasas ei olnud, sest eelmine omanik suure urraaga kõik pressis siin lahti ja arvas, et ta paneb siia paremad kepsud ja asjad on ju. Aga lõpuks kulmineerus see sellega, et see keps lihtsalt kaduski üldse ära, et seda ei olegi enam. Aga noh, sellest pole hullu, et ma siin juba mõõtsin ja proovisin, katsetasin, ühesõnaga 87 mm pikk keps läheb siia. Nii et Piaggio Ciao ja Piaggio Ciao, millel on siis 12 ülemine sõrm. Siuke keps on täiesti olemas, istub siia ideaalselt sisse. Nii et lähipäevil ilmselt pressin selle väntvõlli kokku, rihin ära ja siis saab juba võib-olla alumise otsa nagu kokku panna. Voota. Et siukene lugu siis väntvõllist on. Edasi sidur. Siduri võll näeb välja nagu võrri oma,
aga siin ka üks jällegi mingi nüanss on, et kui siia sidurivõlli keskele vaadata, siis siit paistab üks auk vastu, on ju, mis nagu viitab sellele, et see siin võlli sees see tõmbestokk või kuidas teda siis täpsemalt või see stokk ühesõnaga siin, see on töödeldud nagu tsentrite vahel ainult, et need sellised augud reeglina viitavad sellele, et asju tehakse tsentrite vahel. Nii et jällegi on siin mingit täpsust taga aetud ja mingit, et ikkagi teha nagu maksimaalset asja. Aga muidu võll ise nagu võll ikka, ainukene mis siin on, et see kiilusoon on kuidagi, no ma ei tea, ühesõnaga ta on siin kuidagi poole peal, ei ole siin taga kuskil, aga ta on siin eespool, et ma ei tea, mis asi siis on, miks see nii on tehtud või ei oska seda kommenteerida, et jah. Aga seda vaatame edaspidi jälle. Vaat nii, edasi, siis siduri siis kettaste ja klotside sihukene vaheplaat ei ole plekist nagu stantsitud, vaid siis täismaterjalist põhimõtteliselt välja treitud. Sihukene huvitav asi on ja siin on teda ka lihvitud on ja aga kohati on siin ikkagi jäänud mingisugused komakohad nii-öelda nagu sisse. Et ma ei tea, miks seda nagu lõpuni ei ole siis välja lihvitud. Võimalik, et te arvate, et läheb liiga õhukeseks või. Aga selline ta on, et vaeva on nähtud on ja lihvitud on ja käsitsi on tööd tehtud siin kõvasti. Nii, edasi on siis sidurikorv. Sidurikorv näeb sihukene huvitav välja. Et hammasatas ilmselt T6, T8. Aga mis on siin täiesti kohe hakkab silma on see, et see hammasatas ei logise selle südamiku suhtes on ju. Absoluutselt, et siin on mingi lõtk on mõni kümnendik on ju. Täiesti sihukene. Ja mõlemad küljed on siis hammasattal on lihvitud siin ja on lihvitud ka see pealmine seib on ju nüüd on ju, mis hoiab neid kuule ja siis seda sidurikorvi sinna nii-öelda nagu paigale. Et jällegi nagu käsitsi nagu sihukene ümber tehtud ja hästi tehtud, et tõesti lõtk olematu, ei ole lõtku. Et selle koha pealt väga hea töö. Mis veel hakkas silma, olid siduriklotsid. Et kui siduriklotse vaadata on ja siit tegelikult, ma ei tea, kas seda kaamera nagu edasi annab, aga ühesõnaga siit helgib sihukest mingit kollast metalli vastu. Et need ei ole mingisugused sihukesed papist, asbestist või ma ei tea, mis rämsust kokku pressitud on ja sihukesed klotsid, vaid need on ikkagi tehtud kas mingi masina siduriklotsist või millegi taolisest on välja freesitud siis need siduriklotsid on ju. Neid ei ole küll mul kõiki päris on ja kas neid oli seal äkki mingi 3-4 tükki vist puudu, sest aja jooksul on siit midagi ikkagi kaduma nagu läinud ja kõiki neid ei ole. Aga ma kindlasti asendan need ja üritan teha kas samasugused või siis ühesõnaga vaatab juba. Aga jah, iseenesest hästi tugevad ja head klotsid on ju ja ma arvan, et see materjal on ka sihukene hea, mis hästi peaks siis nagu seda sidurit nagu koos või kinni hoidma. Siin olid mul ka väiksemaid klotse, oli 2 tükki on ju. Selle vaheketta omada. Vaheketast muidugi iseenesest ei ole siin. Et see on ka jälle, ma ei tea, kas ta on selle ära viskanud või. Ühesõnaga, seda mul ei ole, aga selle vaheketta klots on ka täpselt sellest samast materjalist ja sama tehnoloogiaga siis välja töödeldud on ju. Et väga kihvt oleks olnud ka seda omada, aga paraku jah, mida ei ole, seda ei ole. Oota, et siuksed huvitavad asjad, et hästi palju käsitööd ja siuksed eksperimentaalsust on siin on ju. Mootori kinnitused on et jällegi omaette vaatamisväärsus täiesti et siuksed tugevad alumiiniumist siuksed algselt valatud pärast siis pinkides välja töödeldud on et lihtsalt silm puhkab peal on, et väga hea töö. Poldid. Juhin tähelepanu, et mootoripoldid on
ei ole kuskilt karbist võetud mingit siukse Stampovka värki on ju, vaid kõik poldid on ka jällegi käsitööna, et keegi on need siin triinud ja need slitsed siia sisse lõiganud ja nii edasi on ju, ühesõnaga noh, et ma ei tea, kas neil ei olnud siis polte või noh, ühesõnaga kõik taheti nagu hästi ise teha. Et paraku jah, et siukene huvitav mootor, et jah, et Harkovist on ta pärit on ju ja minule väga tundub, et see tegemist on mingi täieliku eksperimentaalmootoriga, et sest et ma ei ole neid mootoreid mitte kuskil näinud on ju, ma ei ole noh, ei Youtube'is, ma olen guugeldanud, otsinud, no ei ole, lihtsalt ei ole on ju, võib-olla mulle pole sattunud õigesse kohta või ei ole osanud õieti otsida. Kui teie seast on keegi, kes oskab sellest mootorist midagi rääkida või teab selle ajalugu või mida iganes, siis igasugune info on minu jaoks nagu teretulnud ja selle võib kenasti sinna kommentaaridesse kirja panna alla. Et jah, et esialgsed plaanid on muidugi jah, siis selle mootoriga sellised, et tahaks ta kokku panna sellisel kujul, nagu ta on ja ära proovida, kuidas ta töötab, mis jõudu ta arendab ja siis juba vastavalt edasi minna on ju, et mingisuguseid karteri muutmisi ja siukse asju ja mingisugust siukest kolhoosi ma sellega ei planeeri teha on ju, ühesõnaga kui ma siin midagi planeerin teha, siis ma planeerin seda teha niimoodi, et pärast saab taastada ikkagi nagu selle algse olukorra, nagu see mootor nagu algselt siin oli on ju. Et jah, et aga nüüd edasi ongi järgmine etapp on see, et kõigepealt tuleb see mootor ära pesta on ju, sest siia on aastatega ladestunud igasugust kõntsa peale, et noh, ta on siukene must ja ma ei tea, kas siin on mingid, ühesõnaga see mustus tuleb siit ära eemaldada ja teha asjad kultuurseks ja siis hakata järjepanu teda nagu kokku panema. Aga jah, et selleks, et siis näha, kui sulle pakkus nagu huvi, et mis sellest mootorist nagu edasi saab, siis ega ei olegi muud, kui et liitu aga minu kanaliga ja siis pane aga siis kelluke ja pane like ja kommenteeri ja jaga sõpradega seda videot on ju ja uudist minu sellest kanalist on ju, kes mind siis varasemalt jälgib või kes mind edaspidi tahab jälgida on ju, et paraku seekord siis nii et jääme siis nägemist on ju, et kohtume järgmine kord. Tšau, tšau.